propagandasõja üks suuremaid eesmärke seesama lõhestamine, millest te rääkisite, meie oma ühiskonna lõhestamine, meie erakondade lõhestamine ja niisuguse vastandliku diskussiooni tekitamine rahva hulgas ka kõige nii ütelda rohujuure lähemal tasandil. Kui me vaatame, missuguseid organisatsioone viimasel ajal on loodud, näiteks niisugune üks huvitav ka portaal on avatud 8. mai liikumine. Väga lugupeetud inimesed kuuluvad sellesse liikumisse, seal on ka mõned minu head tuttavad ja see on kõik väga huvitav, kuidas ja mismoodi nemad seda pronkssõduri ümber toimuvad käsitlevad ja ka kirjeldavad ja edasi annavad, et vaat see ongi see koht, mis paneb mind mõtlema, et me ei tohiks tegelikult niisuguseid asju lasta sündida. See peab olema väga selgelt või see ongi selgelt mõistetav, see on okupatsiooni sümbol. Me võime alati leida, eks ole, teistsuguseid argumente, et see on kellegi jaoks mälestusmärk ja mida tahes. Samas on ka väga selgelt valitsus öelnud, loomulikult me austame surnud ja hukkunuid, aga neid saab austada ja mälestada sellises kohas, kus ei pea ilmtingimata punalippude all mingisugust jõudu demonstreerima. Ja selle pika niisuguse seletuse või mõttelen ka kokkuvõtteks ikkagi minu niisugune hoiak on see, et me peame siin kokku hoidma, meil ei ole mõtet teha niisuguseid organisatsioone ja üritusi, et isegi